Uue aasta esimene saade. 2020 on juba täiega käima tõmmatud, tuleb palju põnevaid projekte, mõned nendest ka juba töös, nii et ma olen küll väga excited. Aga lähme tuppa, lähme tänase teema juurde. Siin väljas kisub varsti vist pimedaks. Juba parem. Aga mitut kodu peaks siis käima vaatamas, kui oled turul ja tahad osta? No, ma olen näinud inimesi, kes 5 aastat otsivad endale kodu. Mõned käivad vaatamas 10 korterit, mõned 20. Samas on ka investoreid, kes ostavad ilma koha peale minematagi korteri ära. Kõigil ongi olukord erinev. Ootused on erinevad, vajadused erinevad. Kõige olulisem on ikkagi, kui sa oled ise otsust langetamas, et sa saaksid rahuliku südamega öelda, see on kodu, mis mulle tõesti meeldib. Et valiku saaksid ka rahuliku südamega ära teha. Mitte, et äkki tuleb veel midagi turule. Kui sa oled otsuses kindel ja selliseid kahtluseid ei ole, siis sa oled tehinguks valmis. Aga kui palju siis? No, esiteks räägin portaalis. Ja siin ei ole vahet, otsite maakleriga, otsite ise, aga portaalis tasub küll kõik teie kriteeriumitele vastavad kodud läbi vaadata. Vaikselt hakkate tunnetama, mida turul pakutakse ja mis teile meeldib. Kindlasti jälgige ka pakkumisi, mis müüki lisanduvad ja kus hinda korrigeeritakse võib-olla siis teile sobivasse vahemikku. Pange need koputajad või e-agendid, kus portaalis kuidas nimetatakse, pange need peale või siis laske maakleril kõigi uute pakkumistega ennast kursis hoida. Kui maakleriga töötate, siis tegelikult aeg-ajalt tasub ise ka portaali pilk peale visata. Tihti ostjatega, ostja ütleb mulle kriteeriumid, siis pärast saadab pakkumisi, kus hind on juba hoopis teine. Ostjana ise tunnetades tihti vaadataksegi veidi suuremat, veidi võib-olla piirkonnast väljas, aga objekt meeldib. Siis tasubki neid pakkumisi ka saata, et natukese paremini tunnetada ostja soove, huvisid ja soovi pakkumine ka leida. Portaalis siin ei ole võimalik öelda, palju vaadatakse. Pigem ajaliselt, kes kui kaua jälgib. Kui olete nüüd põhjalikult kursis, mida turul pakutakse, siis teiseks tasub minna juba koha peale vaatama. Enne vaatamist, mis mõned ostjad veel teevad, käiakse sõidetakse piirkonnast läbi. Vahest tõmbab see ka juba valiku tunduvalt koomale. Kas maja üldse sobiks? Kortermajade puhul, kas õhtusel ajal parkide ka üldse kannatab? Kes eramajasid otsib, väga suur osa valikutest jäetaksegi puhtalt selle pealt juba kõrvale, kuidas piirkond neile tundub, millised naabrid on, milline maja väljast välja paistab. Ja siis saategi 10 need 3, kuhu päriselt ka peaks vaatama minema. No number muidugi erineb, siin ei ole mingit õiget või vale vastust. Tavaliselt, kui mingi 5, 6, 7 pakkumist on käidud vaatamas, siis ostja teab juba väga täpselt, mida ta tahab. Ja siis, kui õiget pakkumist juba näeb, siis ta on valmis ka otsuse langetama. Üks tipp veel, suhelge pangaga enne ära, kui hakkate vaatamas käima. Saatke neile kas või mingi veidi kallima pakkumise link, näete ära enda võimekuse ja kui nüüd olete ise valmis ja olete seda õiget kodu ka näinud, siis te olete valmis ka otsuse langetama. Ehk siis, portaalis vaadake kõik, pange koputajad peale, koha peal käige seal, mis endale tõesti meeldib. 5-6 pakkumist, siis tavaliselt on väga selge juba, mis teile meeldib, mis teile sobib. Ja kui te enam ei kahetse, et äkki tuleb midagi veel turule, siis olete valmis ka otsuse langetama. Selline sai aasta esimene saade, kindlasti aasta jooksul näeme veel, aga seniks. Tšau!